Selle saate toob sinuni Volkswagen, sest tõeline areng saab alguse tähendusrikastest vestlustest. Praegu leiad aadressid volkswagen.ee eripakkumise. 10 meie populaarseimat mudelit ilma registreerimistasuta. Tere head kuulajad, käes on 13. oktoober. Geeniuse digisaade alustab. Täna on siin Hans Lõugas, Meelis Väljamäe, Glenn Pilvre ja räägime sellest, et millised on meie muljed uue iPhone Airiga. Me oleme seda siin käes hoidnud ja hüpitanud ja katsunud ülevalt poolt ja alt poolt ja võtame selle muljed kokku. Ja muidugi käivad selle juurde ka uued kõrvaklapid Apple'ilt. Vaatame, kuidas need sobivad ja mainime ühte sellist huvitavat teemat, mis on praegu iPhone Airi puhul Eesti telefoni kasutajatele pinnuks võib-olla silmas, aga varsti on see kõigile ja räägime kindlasti ka sellest. Ja siis on veel traagilisi päevakajalisi uudiseid, aga selline saade on täna tulemas. Ja alustame nende traagiliste uudistega, siis kõigepealt saab selle traagika eest ära, sellepärast et statistikat ilmub selle kohta, kui palju voolab eestlaste pangakontolt raha ja nüüd te võite kodudes mõelda, kas temusse või petturitele. Mõlemad on traagilised uudised, aga täna me tahaks rääkida nendest petturitest, sest sinna voolab seda raha eriti palju. Nüüd, mis see kokkuvõte oli? Need tuleb kogu aeg statistikat, aga ühe ööpäevaga vist tehti selline rekord omalaadne, kui läks petturite pangakontodele Eesti inimestelt 218 000 eurot. Ebareaalne on see 2 sõna kokku kirjutatuna, sest et tõepoolest, ma ei tea täpselt, millal oli see kuupäev, aga 43 teadet siis laekus kelmustest ja 9 juhul neist võeti ära raha, mis siis summeerus täpselt sellise summaga. Ja enamik nendest pettustest olid siis seotud investeerimisega. Küll aga on siin sellised huvitavaid näiteid, et miks me sellest võib-olla räägime, on selges, et meie kuulajad tõenäoliselt pole annetanud väga suures koguses raha. Kui te olete annetanud ka raha kusagile, kust enam tagasi ei tule, siis te võiksite meile kindlasti kirjutada, et kuhu te annetasite ja miks. Või kui teil on hea sõber, lähedane tuttav, kes tõesti on sellega ka sattunud olukorda, et raha enam ei ole tema pangakontol, oleks tegelikult täiesti huvitav teada, sest need uudised kuidagi, nad nagu räägivad mingist teisest reaalsusest. Et meie oleme ju sellest rääkinud oma saadetes korduvalt ja räägivad ka teised samal teemal, sama juttu korduvalt ja me loeme jälle seda uudist, kuidas 100 000 eurod lähevad ära. Et see nagu tundub, see tundub nagu mingi asi, vaatad aknast välja ja sa ei näe. Ja siis loed uudistes, aga nii on. Et see on just see aspekt, et hoiatage siis oma vana tädisid, onusid, et nad teaks, nad ei annetaks raha sinna, kus seda enam tagasi ei saa, sest need näited on siin, need on tõesti ilmekad. 83-aastane Harjumaa naine sai kõne Elektrilevilt jutuga, et tuleb vahetada arvesti. Siis juba järgmisena helistati talle pangast, et just kui turvaosakonnast öeldi, et nüüd on paha lugu, et see arvesti vahetajad olid mingisugused mittearvesti vahetajad ja nüüd on teie kontod ohus. Ja põhimõtteliselt kokku siis 83-aastaselt daamilt võeti ära 100 000 eurot. See on muidugi eraldi küsimus, et kuidas, me loeme ühtpidi uudistest, kuidas meil on väga vaesed pensionärid ja teistpidi me kogu aeg loeme, kuidas neilt võetakse ära 100 000 eurosid. Aga paraku. Elusäästud, nii see on. 63-aastane naine Harjumaalt möödunud aasta novembris võeti ühendust, soovitati hakata tegelema investeerimisega. Ja seal siis jälle tuli mängu kurikuulus Anydesk. Ehk et Anydesk on siis teatavasti selline programm, mille kaudu saab kaugi juhtida arvuteid ja siis loomulikult selle kaudu, kuna siis antud naisterahvas ka selle oma arvutisse paigaldas, siis said petturid tema arvutile ligipääsu ja üle 50 000 euro võtsid ära raha. Samamoodi siis on ka levinud skeem peale õnnetused, et helistatakse ja öeldakse, et teie lähedastega on juhtunud midagi hullu ja jällegi naised seda puhku siis Ida-Virumaal ja Harjumaal toetasid oma jutumärkides lähedasi siis 25 000 ja 13 000 ja 2000 euroga. Ja ühel juhul koguni tuldi raha järgi, ehk et mitte siis nad ei kandnud midagi üle, vaid mingid tüübid tulid koju, koputasid uksele ja ütlesid, et me oleme nüüd siin, et teie raha palun turvalisse kohta viia. Me arvan, et peaksime muutma seda tegelikult hoiatuse sihtgruppi, sest et paar päeva hiljem oli uudis järjekordne ööpäeva kokkuvõte. Selle vist kas Maalehes, kust ma lugesin seda,
kus oli selline huvitav fakt välja toodud, et selle ööpäeva noorim pettuste ohver oli 19-aastane. Et noh, tegelikult see spektrum ei pruugi olla ainult elusäästudega pensionärid, vaid mitmesugused ka ettevõtjad, raamatupidajad ja nii edasi, kellel on ligipääs kontodele, kus on palju raha. Ja ma hakkasin mõtlema, mis siis nagu ikkagi probleem on, miks on see laine põhjus? No üks asi on see, et organiseeritud kuritegevus on aru saanud, et see on hea sissetuleku allikas, aga vist see keerukus on läinud nii kõrgeks, kus sa ilma sellise IT teadmisteta, sa tegelikult nagu ei saa aru, et kas see e-teenus, mida sa kasutad, on okei, või see on mingi pettus, et kui sulle Anydesk pakutakse, ilmselt ma oletan, et keskmine Eesti inimene pole kunagi kuulnud Anydeskist või TeamViewerist. Ja see võib sama hästi olla mingisugune Swedbanki tehnilise toe, mingi tavaline uus teenus. Ja tulemuseks on see, et seda nõrkust, et see tehniline keerukus tänapäeval e-teenustega on nii keeruline, siis keegi ei viitsi ju minna pangakontoris üle küsima, et kuule, kas mu kontod on okeid. Parem ikka, teeme siis ära selle asja, installime Anydeski ja saab asja turvaliseks. Ja noh, mis tulemus on, seda me kuuleme uudistest. No, siin ka aspekt, mida oleme meie maininud, vähemalt vanasti see kippus nii olema, et ohvriks sattusid suuresti venekeelsed inimesed. Et seda nüüd muidugi nagu delikaatne teema, seda nagu uudistesi mainita, mis keelsed inimesed on, aga sellega on see, et sihitakse neid rohkem ja on vähemalt, mina olen kuulnud sellised tuttavalt, et väga tihti need petukõned algavad ikkagi venekeelse pöördumisega, me oleme politseist, kui hakkavad rääkima eesti keeles, siis jutt väga kaugele ei edene, aga noh, see muutub kindlasti ajalõikes juba täna, ta võib ju muutuda, sest et meil on abimehed, kes oskavad eesti keelt rääkida väga hästi ja ei ole üldse inimesed. Nii et seda ei saa enam nüüd üldistada, aga väga keeruline ongi, noh, miks ma alguses ka ütlesin, et kui teil on mõni reaalne juhus, kirjutage meile, et väga keeruline on nagu võtta kokku sellist ühist nimetajat, sest ma pean tunnistama personaalselt, mul ei ole tulnud ühtegi kõnet peale, et ma peaks elektriarvestit vahetama või kogu raha andma kellelegi, kes minu ukse taha tuleb ja see kõik tundubki selline noh, nagu absurdne, aga kusagil on. Siin oli üks päev oli Põhja prefektuuris üks politseinik, kes juhib kuritegude uurimist, hoiatas, et see jutt, et vene keelt kõnelev inimene on pettur ja ohver, on iganenud. Väga palju on värvatud neid eesti keelt kõnelevaid siis selliseid kaastöötajaid ja isegi Redditis liikus üks teade, üks inimene sai endale sõnum, et kas te tahaksite tulla tööle call center'sse. Eesti keeleoskus on nõutav ja vist tasu oli $500 kuus. Vabandust, $500 nädalas. No see on ikkagi juba, tundub juba liiga hea, et olla tõsi sealt rubriigist natuke. Kusjuures see võib omakorda pettus olla, aga fakt on see, et nad on värvanud eesti keelt kõnelevad inimesi, nii et ei ole siin ükski indikaator enam see, et kui te meie saate kuulamise lõpetate ja tuleb järsku sisse tulev kõne, see statistiline tõenäosus, et on petukõne, on läinud üha suuremaks. Sest et lihtsalt kommitakse Eesti numbreid läbi ja proovitakse õnge, et kes näkkab. Ja no loodame, et ka meie saame siis mõne kõne, siis oleks kuidagi nagu selline otse kontakt võib-olla rääkida, aga näed, ei ole sellist kõnet veel jõudnud. Tõsi on küll jõudnud, ma hakkan praegu kaevama nagu minevikus. Mulle meid kummalisi sõnumeid kunagi, kus kui ma ei eksi, vist skaala oli küll väiksem, aga tuli sõnum stiilis, et aitäh, et te registreerisite ennast meie mingisuguse spordipanuste platvormi kasutajaks. No sa ei registreerinud või? Ei, ja nüüd hakkab iga nädal siis minema mingisugune 3 või 5 eurot ja loodame, et teie spordipisik nakkab sealt hästi. Ja sellega oli mul pikem jutuajamine Elisaga, mis päädis lõpuks sellega, et ma paningi oma numbril igasuguste selliste tasuliste SMS-teenuste nagu osakonna poole kinni, sest et sealt poolt nagu väide oli, et mina ise olengi kusagil midagi aktiveerinud, et tegelikult seda ei olnud juhtunud, nii et ka selline asi võib juhtuda tõesti, et nii-öelda ise tuleb midagi teie juurde, aga noh, siis ei võetud ära ikkagi 1000 eurosid, vaid pigem siis mingisugused mõned eurod nädalas, aga jällegi, kui sa ei pane tähele, et sa oled juhtumisi seal spordipanustajaks muutunud, siis võibki olla nii, et sinu telefoniarvele krõbiseb see pisikene 3 või 5 eurot iga nädal juurde ja võib-olla sa ei saagi aru. Ja minul on olnud vist see, et ma sain ühe kõne, mis oli Eesti politseist, aga kõneleja oli sellise tugeva mingi aktsendiga inglise keelega. Aha. Ja siis ma küsisin, et kas te olete politseist või? Ja natukene vist tõstsin häält.
kaotasin natukene enesevalitsuselt, kas see tõesti Eesti politseist ja siis nad rääkisid inglise keeles edasi ja siis panin ruttu telefonitoru ära. nii et ei tasu siis mitte jätta küsimata küsimusi, kui teile keegi helistab, siis pigem kohe suhelda vastu ja võib-olla isegi ka nagu mõnes mõttes võib-olla agressiivselt, et mitte olla selline kõrvad lontis, et vabandust, räägime pärast, vaid öelda ikkagi kohe, mis te arvate, sest kui see on mingi päris asutus, siis saab seda alati kindlaks teha eelkõige niimoodi, et helistate sinna päris asutusse tagasi. See on kõige parem garantii. Läheme siis aga järgmiste teemade juurde edasi. Meil on siin nüüd olnud mitmetel omas käes järele katsuda uus iPhone. Ja kui me ütleme uus iPhone, siis kõige huvitavam see vormi uuendus, mis on iPhone Air, mis on tekitanud juba mõneti selliseid vestlusi, diskussioone, kas õhukene telefon teeb tagasitulekut vastusena siis paksematele. Ja meenutame siin paari nädala tagust kuulajakirja, siis meile kirjutas üks kuulaja, kes kurtis, et miks mõõdetakse telefone kõige õhemast kohast, mitte kõige paksemast. Siis iPhone Air kindlasti on see hea ehe näide sellest, et tal on nii paksemaid külgi kui õhukesi, aga iPhone Air, mina olen seda natuke aega kasutanud, Glenn, sina vist ka? Jaa, meie oleme kasutanud, ehk siis mina sain telefoni muide selliselt toredalt edasimüüjalt, keda enam Eestis selle nime all ei ole ja millest mul on väga kahju, ehk et vanasti oli meil ju Ideal või Ideal, mis on minust nagu täiesti geniaalne nimi i-asjade müümiseks. Et see on nii hea nimi, nii hea sõnademäng ja kõik see kokku, aga see asutus on nüüd muutunud täna C ja C-ks, mis on nagu täiesti mõttetu nimi, olgem ausad, sest et tegu on vist ühe suurema kontserniga, kes Euroopas möllab ja nende koduleht on nüüd lihtsalt siis C, et kui te siis edaspidi teate, et või taguspidi teadsite, et on olemas siin Ideal või Ideal, kes neid Apple'i asju müüb, siis nüüd seda enam ei ole, vaid selle asemel on siis Z ja Z andis meile Airi ja ka AirPodsid, mille me ilmselt jõuame. Aga kuna mina olen, kuidas ma ütlen, ikkagi elupõline Androidi kasutaja olnud viimasel aastal nüüd just nimelt Pixli kasutaja, aga Hansuga on täpselt vastupidi, siis mina omakorda kohe surusin Airi Hansule pihku, et aru saada, kas siis päris iPhone'i kasutaja ka nii-öelda rõõmust lakke lendab. No see, ma võib-olla võtaksin niimoodi kokku, et ma seda tarkvara poolt üldse praegu ei mainikski, sest et jah, kui sa ostad talle telefoni, siis muidugi su lõppkogemus, mis töötab, kuidas töötab, on tarkvara ja pluss riistvara mõlemad. Aga iOS 26 me natuke oleme juba rääkinud ja võime eraldi rääkida, aga iPhone Air on, see sisu on ju suhteliselt sama, mis on iPhone 17 ja 16 ja vanemad iPhone'id, mis on uuendatud sama tarkvara peale. Aga mis on siis huvitav on see, et mingi visioon on Apple'il telefonidega ja ka võib-olla sellega, et kuidas telefon võiks nagu nii-öelda ära kaduda või muutuda õhulisemaks. Võib-olla see on seotud selle uue tarkvara iOS 26 sellise visuaalse keelega, kus sa tõmbad sellise klaasist mingisuguse kihi justkui menüüna teiste asjade peale ja seal taga jääb kuidagi läbi hämu näha olema alumine kiht. Mulle tundub, et see mingi sama visioon on midagi siis iPhone Airi puhul, et see telefon on sul nii õhuka käes, et ta on justkui selline ekraani kiht. No pigem küsida võiksin ju niipidi ikkagi, et kas sina iPhone'i kasutajana kuidagi pidi tundsid, et see just õhuksuse faktor nüüd kallutaksin just nimelt sellise telefoni poole, kui me räägime füüsilisest mõõdust. See on väga eriline omadus, kõige tugevam omadus kindlasti. See on ainus eriline omadus, sest teist omadust pole seda kehvem kui teised iPhone'id. Just, aga see nagu loeb. Ta ei ole, et on... Küsimus ongi, et kas ta loeb? Kas on ümmargused nurgad või teravad nurgad või on tehtud seal mingit kosmeetikat. Sest et kui su telefon on õhuke, siis on see number üks. Esimene asi on, kuidas hoiad seda käes ja teine, kuidas sa siis kannad seda ülejäänud ööpäeva endaga kaasas või päeva, eks ju. Ja see esimene küsimus on võib-olla tähtsam, sest et kui sa teed sellise väga õhukese, aga ikkagi piisavalt suure ekraaniga seadme, siis on küsimus, et kas seda on nagu mugav ja mõnus üldse käes nii-öelda tasakaalus hoida.
ja siin on see, jälle tuleme tagasi sellele kuulaja kirja juurde, kes see oligi, ma pean nimeni üles otsima, aga see oli nagu väga tabav küsimus, et miks mõõdetakse telefone kõige õhukesemast kohast võrreldes siis paksema kaameraga. Jah, me vastasime õigesti, et see on kindlasti turundustel põhjustel, aga iPhone Airi puhul on see väga oluline tasakaalupunkt, et seal üleval tagaosas on selline jämedam paneel, mida tegelikult ei saa ju seletada ainult kaameraga. Et see iPhone Airi kaamera on üsna nõrk osa, olgem ausad. Kui jah, see telefon lahti võtta, mida meie kahjuks ei jõudnud veel teha, siis selle paksema osa sees ongi kogu kiibistik muide. Et seal on kõik need huvitavad elektroonikaseadmed, mis teevad sellest telefonist telefoni ja selles õhukeses osas ongi suuresti ainult aku. Et ta nagu disaini mõttes päris huvitav lahendus. Ja see on nagu ergonoomiline selline lahendus on andnud ruumi sellele, kuhu sa pead ära paigutama selle sisu. Sest et see kaamera on üks kaamera ja minu arvates peamine põhjus, miks seda telefoni mitte osta. Et sellise raha eest telefoni ostes jääb sellest väheks. Küll aga see, et see kaamera kühmust on saanud selline saar, kus nagu automaatselt ta toetub sul käsi sellele kühmu peale telefoni tagant poolt. Ta hoiab hästi tasakaalus, sa ei muretse, et see õhuke ja libe telefon libiseb käest ära. Just väga nutikas viis ja kui seda teha veel õhemaks, seda, et see aku pluss ekraan osa oleks veel õhem ja kergem, siis see on nagu see kuskil Apple'i keldrites olev visioon, milline võiks telefon olla 5 aasta pärast või 8 aasta pärast on minu arust väga äge. No siin on neid spekulatsioone muidugi olnudki, et nüüd Apple tahaks ikka võib-olla välja tulla just nimelt volditava telefoniga ja siis juba katsetab sellist vormilist lähenemist, et kuidas siis volditav telefon võiks olla. Et kui tuua siin paralleele Samsungiga, kes ka tõi oma õhema volditava, siis vist ajaliselt välja natuke peale seda Edge'i. Aga võta see kinni. Aga muidugi teine selline huvitav võib-olla nüanss kogu selle õhuksuse juures on ka, et see sõltub tõesti nagu väga palju inimesest, kes mida hindab, et võib-olla meile, kes on sellised juba enam mitte ütleme keskmises nooruses inimesed üle 35 võib-olla, et me oleme nagu harjunud oma viimastel aastatel selliste paksude telefonidega ja sellepärast tundub, et õhuke on kuidagi niisugune wow-faktor. Aga kui ma seda telefoni näitasin oma lapsele, kes juhtumisi on natuke vanem kui 10 aastat, siis mingisugusel põhjusel ütles tema hoopis, et see telefon on nagu ebamugavalt õhuke. Mina olen nõus sellega. Ehk et ta nagu võttis selle kätte ja ma proovisin kõike suruda, kuule, aga ütle nüüd, et kui äge see on, ütle kui äge see on, eks ole. Ta nagu vaatasin küll et kuidagi ei tea ju, et teist on ikka palju parem käes hoida kui seda õhukest telefoni. Ja see on nagu hoopis omapärane aspekt, et võib-olla inimeste sellised esteetilised nõudmised, ma ei tea siis eelistuste ja vanusegruppide kaupa on erinevad. Mina kindlasti ütleks, et see telefon on äge ja mulle meeldis seda väga käes hoida ja meeldib kasutada just sellist õhukest telefoni, sest võib-olla nagu ma öeldud, olen ma piisavalt vana, et ma mäletan seda aega, kui telefonid olidki väiksemad. Et kas nad just nüüd õhemad olid, aga nad olid oluliselt väiksemad ja võib-olla ka õhemad. Et see pool on ikkagi toimiv. Ütlen paar sõna juurde, ma korraks ei kuulnud, mida te rääkisite, aga et tähendab, mina ei ole veel Airi käes hoidnud. Mulle tundub piltide ja videote järgi, et Air on natukene kumeramate servadega, kui on Samsungi S25 Edge, ehk siis ta võiks olla käes veidi mugavam. Vähe sellest on kõhem, eks ole. Aga mina seda järgmine nädal endale ka proovida Edge'is. Ma Edge'i olen hoidnud küll mõned korrad natuke pikemalt käes, aga ma ei ole seda nagu kasutanud niimoodi tundide või päevade kaupa, eks ole. Ja siis mul jäi mulje nii seda katsudes, kui ka siis seda Tecno õhukest telefoni katsudes jäi mulje, et ikkagi tegemist on liiga suure kompromissin, et mina ei näe väga suurt kasu või eelist sellel õhukesusel, eriti siis, kui see ekraan on seal piisavalt suur ja kui ääred on piisavalt teravad, ehk see käes hoidmine ei ole sel juhul mugav, kui õhukesel telefonil mitte või vastupidi võib-olla veel ebamugavam. Ja kolleeg Ott, kes kasutas S25 Edge'i, kirjutas loo sellest, kuidas tema arvab, et õhukesed telefonid asendavadki väikseid telefone ja see on nagu väga hea areng ja temale väga meeldivad. Ja siis mina nagu avaldasin vastuarvamust kohe, et ei, et minu arust on nagu kompromiss, kaameraid on vähem, kehvemad aku on vähem, kehvemad ja hind on ikka kallis. Ei seniks küll, aga ütleme, et kui nii ei oleks, kui lihtsalt telefon oleks õhem. Ma ei oska öelda, et kui nii ei oleks, füüsika vastu me ei saa. Võta see ka kätte ja hoia seda mõnda aega. Kindlasti telefonil on palju nõrku kohti, mida rünnata, aga küsimus on, et kas sa tunned seda käes hoides seda õhukust nii-öelda
miinusena või see nagu avardab mingi perspektiivi loob, et sa hakkad mõtlema, kuhu see võiks minna? Ütleme siis niimoodi, et kuna ma ei ole seda piisavalt kaua käes hoidnud, siis ja ma ei ole ka Airi käes hoidnud, mis võib-olla on mugavam kui Edge ja kui teised, mida ma olen hoidnud. Aga kui ma hoidsin käes Edge'i, siis ma mõtlesin küll, et siin ei ole nagu mitte midagi, mis annaks minu jaoks eelise, arvestades neid kompromisse eriti ja võib-olla isegi on seal mingid negatiivsed võimalusi. Ja kui me jätame korraks Airi kõrvale, mis tegelikult nagu täiesti omaette maailm, sest et kui sa oled iPhone'i kasutaja, siis ostad endale iPhone'i, eks ole. Ja kui me läheme korraks Androidi maailma, millega mul on nagu rohkem kogemust. Aga see läheb teise maailma, sest ongi, sa ütled õigesti. See võib-olla ei ole üldse Airi ostjale nagu alternatiiv. Ma tulen kohe sinna iOS-i maailma tagasi, aga lihtsalt ma tahtsin öelda seda, et mis minu vastuargument oli see, et kui me vaatame Airi hinda ja me vaatame S25 Edge'i hinda, siis teatavasti see ju kukkus maailmaturul läbi ja Samsung langetas seda hinda kõvasti. Praegu on S25 Edge'i eeliseks nagu Androidi maailmas ongi see, et on tegelikult õhuke, äge ja ta on ka suhteliselt soodne telefon. Siis kui ta alguses maksis mingi 1300-1400 eurot, mis iganes ta müügile tulles oli ja sama raha eest sai samal ajal osta volditava Flip 7, siis mina ostaks sama raha eest sarnaste kompromissidega väikse akuga või sama väikse natuke suurema akuga ja sarnase kaameraga Flipi enne, sest minu jaoks on see taskus mugavam kokkuvõlituna, ta on väiksem ja kui ma ta lahti teen, siis ta on tegelikult natuke suurem ekraaniga, aga samal ajal sama õhuke või veel õhem, eks ole. Nii et tegelikult kui me võtame hind oleks võrdne, siis ma kindlasti ostaks ennem volditava pisikese telefoni, kui selle lihtsalt volditava labida nii-öelda või mitte volditava, vaid õhukese labida nii-öelda. Aga kui me vaatame nüüd Airi perspektiivist, siis nii palju, kui ma olen vaadanud siin erinevaid arvamusi ja ülevaateid, siis päris paljud inimesed ütlevad nagu seda, et jah, et see on äge küll ja ta on nagu fashion statement ja mulle tegelikult välimuselt meeldib, aga ma ikkagi ei saa selle akuga päeva hakkama ja see on minu jaoks nagu jama ja ma pigem ostaks sama raha eest siis juba iPhone 17 Pro kui selle Airi, eks ole. Ja tundub, et kui väga huvitav, ma olen väga üllatunud selle üle. Ja kui tundub, et S25 Edge, mina arvan, see on täpselt õige argument, ma olen selle argumendi täiesti nõus, sest et kui ma saan sama raha eest rohkem telefoni, mis tegelikult ei ole käes ebamugavam, võib-olla natukene raskem, siis miks ma peaks ostma selle fashion statement'i selle asemel, et osta nagu praktiline normaalne asi. Aga see on maitse asi, ma olen nõus. Aga kui me vaatame numbritele otsast, tegelikult Apple ei ole meil ju ametlikke numbreid avaldanud, aga kui me enne rääkisime, et Samsungi Edge'i müük oli kõvasti väiksem, kui tootja ise ootas ja praegu tundub, et ka Apple'i tulemused, vähemalt siis analüütikafirmade põhjal, kes need numbrid jälgivad, Apple ise ei ole ise midagi öelnud, siis ikkagi Airi müügid on märgatavalt väiksemad, kui Apple ise on oodanud ja vastupidi 17 Pro müügid on oluliselt paremad, kui Apple ise on oodanud. Nii et selles mõttes see trend ilmselt on ka nagu päriselt numbrites näha. Ma võtka põhjendan oma üllatust sellepärast, et kui ma seda kasutasin mõnda aega, siis selle 6,5 tolli ekraan on selline, mis on mis on ideaalse suurusega ekraan, ma olen nõus sellega, et ta on veits parem kui suuremad ekraanid käes hoidmiseks, aga ta on piisavalt suur, et oleks mugav vaadata, eks ole. Ma tahtsin öelda, et ta nagu hakkab minu jaoks minema sinna territooriumisse, et see inimene, kes tahab endale iPhone'i, aga ta ei vaata, tema jaoks ei ole tähtis see, et mis on megapikslid uutel kaameratel ja mis on zoom'i aste, tahaks normaalselt suurt telefoni, siis see on see inimene, kes ostis eelmisel aastal ja ülemisel aastal endale iPhone 15 plussi või 16 plussi, mis on suur, see on siis 16 plussi oli lausa 6,7 tolli ja iPhone Air on 6,5 tolli, aga sa saad peaaegu 25% kergema telefoni. Kuskile siia-sinna, aga see telefon on sama suur, aga palju kergem. Ja seal on telefonil nõrgad kohad. Küsimus ongi selles, eks ole, kas see kaal on oluline sinu jaoks? See telefonil nõrgad kohad, mida rünnata on see, et peaaegu minu jaoks kaamera. Kui need kompromissid tõesti ruttusin ette puristada sulle vahele segades, mulle tulid jäid sõelale jäidki 3 asja. Kaamera, jah, number 1. Kui sa sisult saad ühe kaamera, mis vist on üsna võrdeliste näitajatega iPhone 16e-ga. Põhimõtteliselt, sul ei ole siis lainurka, sul ei ole zoom'i. Teistpidi see kaamera isens kvaliteedilt ei ole üldse halb. See on täpselt sama hea nagu kõik kaamerad, aga tõesti, jah, sul need võimalused puuduvad. Teine asi, kus ta on hoitud kokku, on kõlar. Et ma isegi vaatasin, et see on seni oled harjunud, et suurtel telefonidel on kõlarid mõlemas otsas. Siis siin on kõlar nüüd ülemises otsas. Ja see on huvitav, sest et Samsung on suutnud panna nii Edge'ile kui ka Flipile mõlemas otsa kõlarid, eks ole. Ja eriti see ülemine ots on selles mõttes teeb veel naljakaks, et kui sa oled juhtumisi selline
käed vabad kasutaja, kes tahab nagu hoida telefoni niimoodi suu ees, nagu kuidagi moodsal ajal paljud teevad. See on jõudne, see on nii kohutav, ärge tehke seda. Aga need, kes seda teevad, need ilmselt saavad üsna vasti aru, et kui nad niimoodi eeri kasutavad, siis nad ei kuule hästi, sest et nad hoiavad seda alumist otsa oma seal kõrva lähedal, aga seal ei ole kõlarit. Kõlar on sellest teises otsas, mikrofon on seal all otsas. Nii et seda harjumust võib-olla aitab see eer siis likvideerida. Ja kolmas asi loomulikult oli seesama aku teema. Mina pean tunnistama, et praktilises kasutuses me jõuame veel selleni, loodetavasti siin sees oli ka Elisa poolt antud e-SIM ja number, et siia telefoni ei mahu füüsiline kaart. Et ma ikkagi kasutasin seda telefoni päriselt ka mõned päevad. Tõsi, ma ei teinud siia sisse oma WhatsAppi kontot, te võite kuulata, miks, kes ei ole meie eelmist saadet kuulanud. Ehk et ma ei kasutanud ikkagi seda telefoni võib-olla siis päris nii jõuliselt, nagu ma oma tavalist telefoni kasutaks. Mul ei olnud akuga probleeme, ehk et ta ei saanud mul kuidagi niimoodi nüüd ootamatult tühjaks, aga samal ajal ma ei ole ka selline kasutaja, kes on harjunud, et öösel laen täis, siis hommikul 7:30 torman minema ja siis jõuan õhtul mis iganes kell tagasi ja alles siis on laadida. Mul kipub see muster olema täitsa suvaline, et ma laen oma pikslit tegelikult täiesti siis, kui ma vaatan, et nüüd peaks vist laadima, et ma ei ole mingi öine laadija. Nii et ma nagu proovisin ka lihtsalt tõesti selle eeri puhul nagu vaadata, et kaua see aku vastu peab. Aga minu kasutusest pidas vastu, aga ma ei vaidle, kuna see aku maht on ju 3149 milliampertundi. See aku on loomulikult väike. No mis see ütleb sulle? Mida ütleb milliampertund? See ütleb palju sa ampereid kasutad on ju tunnis. Aga... Seda küll, ma saan nagu aru sellest, et tõesti, kui ma istun autosse ja kasutan teda Android autoga näiteks ilma juhtmeta, siis tõepoolest see telefon läheb soojemaks ja aku vastupidavus langeb nagu suhteliselt kiiresti. Kui ta on rohkem standby režiimis, siis ta peab vastu, iOS iseenesest optimeerib seda kasutust hästi, aga me ei saa üle vaadata ikkagi sellest faktist, et see number on väike. See aku on siin loomulikult väike. Milliampertundi on tal oluliselt vähem. See võiks olla miinus, aga ma ütlen just, et see on iPhone 16 Plusi kasutaja. Sa mängid videot, iPhone 16 Plusilt oli vist 27 tundi oli video mänguaega ja iPhone Airil on kui palju? 27 tundi. Oluliselt vähem milliampertundi, aga see, mida uuem kiip suudab nagu paremini kasutada. Kui sa paned sinna kõrvale nüüd jällegi 17 Pro Maxi, mille aku on meil 70% suurem, siis saad 70% rohkem. See ei ole üldse. Ma ei kujuta ette inimest, kes valiks iPhone Airi ja 17 Pro Maxi vahel. Neid on väga palju ja enam ostavad Pro Maxi, nii et... Just, et sa tead, mis Pro Maxiga saad ja need kaamerad kõik, siis sa nagu ei vali. Kui sa oled Airi ostja või kui see fashion statement sinu jaoks on oluline, sa ei vaata midagi muud, sa ostadki selle, eks ole. Aga praegu andmete järgi näib, et see number inimesi on suhteliselt väike või neid on, aga rohkem kui Samsungi puhul kindlasti, aga samas ikkagi vähem kui Apple ootas. No ma tahaks öelda praegu, kas siis Airi kaitseks või ma ei saa öelda Apple'i kaitseks seda, et tegelikult Air versus teised uued iPhone'id, mis nüüd välja tulid, on väga erinevad, et Air näeb välja tunduvalt luksuslikum, kallim ja tugevam ja ta ongi tugevam. Ja ega ma ei taha öelda, et sellised telefoni peaks olemas, loomulikult peaks olema, sest valik on hea, valikuvabadus on hea asi. Ma peaks nagu ütlema, et kui me siin kõrvutame kogu aeg Samsungiga, siis Samsung astuski selle reha otsa või ämbrisse, kuidas öeldakse, et ta põhimõtteliselt lihtsalt tegi selle Edge'i täpselt samasugusega natuke õhemana ja see nagu ei avalda eriti mingit muljet. Samsungi puhul on lihtsalt see, et Samsungi juhid kuskil, kes otsustavad, kuulsid jutte, et Apple teeb õhukese telefoni, nägid mingisugused lekkinud prototüüpe ja siis hakkasid kiiresti midagi tegema. No just, aga oleks võinud teha siis disainilt ka midagi muud, et Apple ikkagi selgelt Airisse on panustanud sellist tugevust, materjali valikut ja kõik see on väga hea, et lihtsalt ma paneks need kompromissid nagu sellisesse pingerita, kui see kaamera sobib ja see üks kõlar seal servas ka ei sega, siis see aku on juba täpselt selline tavakasutaja jaoks, kes ei ole mingi hardcore videomängija, salvestaja, ta ilmselt ei olegi, kui siin on selline kaamera. Siis tegelikult on see telefon nagu väga-väga äge, et kui ma oleks heas mõttes keskmine kasutaja, kes tahab osta iPhone'i, siis mina maksaks küll sellest natuke rohkem, et saada sellist titaanist või mis iganes kosmosematerjalist tehtud oli telefoni, mis on lihtsalt nagu esemena äge, et iga kord, kui ma seda vaatan ja ma seda käes hoian, ta tekitab mul hea tund. Mina olen vastupidi, et ma pigem ostaks omal sama raha eest Pro või siis kui ma tahaks lihtsalt normaalset iPhone, siis ma ostaks tavalise 17, mis on sel aastal väga hea ja hoiaks kolmandiku hinnast kokku. Ma tahaks nagu rõhutada, et selle väite ees oli, kui ma oleks
fakt on see, et mina ei ole see inimene, kes sellise telefoni mul ostaks, sellepärast et ma ei saa selle ühe kaameraga juba hakkama. No see on teine asi. Absoluutselt, me kindlasti ostaksime ise igasuguseid muid telefone, aga kui rääkides Airist just. Oletame, et sa saaksid selle ühe kaameraga hakkama ja võib-olla ka akuga, siis ikkagi, kas sul on mõtet kulutada pea 1,5 korda rohkem versus või ütleme 1/3 võrra rohkem versus tavaline iPhone 17. Sa pead olema suur disaini fänn, eks ole? Ei no vaata, ega kõikide asjade juures, mis me omale täna ostame, emotsioon on kõige oluline faktor, et me ostame võib-olla autole ka paneme kleepeka peale ja kohe sõidab see kiiremini meie arvates, et kõik see või värvid roosaks. Miks ka mitte, et tegelikult on see oluline aspekt. Ma võtaks selle sinu, Glen, võrdlusest selle, kuna meil on selline eri perspektiivide saade, mis on meie saade tugevus ja eripära, siis selle Airi puhul mina jälle ütleks, et need 2 ei ole miinused, ei see aku ega ka see üks kõlar, sest tänapäeval sul on nii odav, lihtne võimalus kasutada neid. Tõsi, aga jah, oleneb jälle, kuidas sa tahad seda siis kuulata või kasutada, et see ei ole nii suur miinus kindlasti. Aga see kaamera on see, mis sõltub nagu sellest, mida sa teed, et kui sa oled, ma ei tea, kui sul on koer ja lapsed, siis sa tahad neist pilti teha lähedalt ja kaugelt ja ühest läätsest ei piisa. Aga võib-olla sul ei ole ja siis on see okei. No igatahes on see huvitav telefon ja üllatas ta turgu. Ja tal on puudused praegu, aga ta nagu annab sellist inspiratsiooni, et kuhu edasi võiks minna selle vormiga. Ja no räägime korraks siis põgusalt ka, mida tal ka veel ei ole. Tal ei ole ju füüsilist SIM-i ja kui me tavaliselt võtame testiks telefone, siis ikkagi, et neid päriselt kasutada, väga lihtne. Ma võtan oma SIM-kaardi, panen selle hopsti teise telefoni ja kasutan ja kõik töötab. Aga selle telefoni puhul kahjuks ma ei saanud nii teha. Mina pöördusin Elisasse ja Elisa lahkelt tuli vastu ja tegi mulle siis siia sisse lihtsalt ühe numbriga SIM-i, sest minu esimene küsimus oli see, et kas ma saaksin kuidagi oma praegust numbrit niimoodi kohe lihtsasti e-SIM-iks teisendada. Ja vaat siis selgus, et asjalood lähevad ikkagi natuke keeruliseks, et tegelikult ma saaks seda teha küll, aga siis ma ei saa enam tagasi sinna samasse SIM-kaarti tulla. Ehk et see tähendaks nagu seda, et ma peaks siis tellima lihtsalt uue SIM-kaardi. Nad panevad selle siis mulle posti või ma lähen teenindusse järgi. Küsivad 10 €. Miks sa tahad üldse füüsilist SIM-i, kui sa ütleme, lähed juba e-SIM-i maailma? Vaatasin puudut egoistlikult ja oma perspektiivist, ma võtsin ju selle telefoni testiks, eks ole, et ma annan ta ka tagasi. Tõsi, ma pean ka ütlema, et Pixel 9 võimaldab ju samuti e-SIM-i kasutada ja seal tekkiski mul kohe järgmine mõte ja küsimus, et kas ma saaks kuidagi seda e-SIM-i teisendada niimoodi otse. Aga siis ikkagi selgub, et täna ma otse telefonide vahel seda teisendada ei saa, olgugi, et näiteks Pixel pakub mulle ka sellist e-SIM-i transferi võimalust. Et Elisa ütles, et nende kaudu käib see ikkagi nii, et ma login sisse nende ise teenindusse ja vaat seal saan siis genereerida selle QR-koodi, mis siis läheb sellesse uude telefoni ja võtab selle nagu vanast telefonist ära. Nii et ma seda praktiliselt ei proovinud, aga see tundus täiesti toimiv lahendus, aga igal juhul ma ei saa seda teha nagu päris ise. Nii et võib-olla ma oleks võinud vabalt ka siis lõpuks või alguseks ja lõpuks öeldagi, et ma tahangi nüüd oma numbrit palun e-SIM-ile ja sellisel juhul ma saaks selle e-SIM-iga numbriga kenasti oma Pixlisse tagasi panna ja olekski ma siuke e-SIM-i kasutaja. Aga loomulikult, kui mul on testtelefone, kui sa vahetad telefone, siis on see e-SIM võib-olla mõnes mõttes tülikam, sest kui sul satub telefon, kus e-SIM-i veel parajasti ei ole, siis oled sa hädas, sellepärast et sul on vaja siis oma number saada päris SIM-kaardi peale ja siis oled sa nagu selle jutu alguses jälle tagasi. Mina esiteks teeks ka mingi väikse rändi selle kohta, et esiteks on see, et millest see kõik tuleneb, on see, et suurfirmad valetasid meile näkku. Mis tähendab seda, et GSM Association või GSMA, kes siis haldab SIM-i standardeid, lubas, kui 10 aastat tagasi e-SIM välja tuli, et see saab olema väga mugav, väga lihtne, kindlasti saab olema selle SIM-ide vahetamine telefonides ja ümbertõstmine lihtsam kui kiirem ja lihtsam kui füüsilise SIM-kaardi vahetamine, mis on nagu laus vale, eks ole, nagu me praegu teame, et 10 aastat edasi me ei ole mitte mingit lahendust saanud ja nagu sa just ütlesid, et Pixelil on mingisugused oma nii-öelda ümbertõstmise lahendused, siis nii Apple, Google kui Samsung on teinud siis oma lahenduse selleks, et SIM-i ümber tõsta ja SIM-i ühest telefonist teise töötab see ainult nende seadmete vahel ja ainult siis, kui operaator toetab. Ehk siis tegelikult asi on nii hull, et tootjad on hakanud nagu otsima nii-öelda jõuga lahendusi, kuidas probleemi lahendada ja tegelikult seda lahendust Euroopas vähemalt ei ole. No me ei saa ka nüüd siin öelda, et segades vahel, et tegelikult ega siis see läbi ise teenindus, see QR-koodi genereerimine, ega see ei ole nüüd teab mis keeruline. Ega sa tahad minna ühelt telefonit, kus on e-SIM, teisele, kus on e-SIM, siis see on lihtsalt see vaheaste, sa ei saa teha päris otse. Jõuame ka sinna. Punkt 1 on see, et tegelikult on ju
üks probleem selles, et minu jaoks näiteks jääb täiesti arusaamatuks, miks ma ei saa hoida alles oma tavalist füüsilist SIM-i ja siis iseteenindus määrata linnukesega, et nüüd aktiveeri see SIM-i ID-kood või see, mis iganes on IMEI, eks ole. Ja mitte IMEI, vaid IMSI on äkki see. Ühesõnaga see SIM-kaardil on siis sinu telefoninumber ja pluss on SIM-kaardi enda nii-öelda SIM-i number, eks ole, või SIM-i seeria number, mis siis identifitseerib seda, et mis SIM-kaart sees on. Et miks ma ei saa nagu vajutada linnukest, nüüd ma kasutan seda ja siis aktiveeritakse mul see deaktiveeritakse eelmine e-SIM mul automaatselt, eks ole. Minu arust peaks olema triviaalne ja lihtne. Ma küsin seda ka kunagi Elisa tehnikadirektori käest, ta ütles mulle, et oi, et see on ikka palju tehnilised probleemid, miks see teha ei saa, turvalisus ja blablabla. Noh, minu jaoks on see arusaamatu, miks mitte. Ja nüüd ongi see, et üks probleem on see, et okei, ma olen nõus sinuga, Len, et kui sul on lepinguline number, see on natukene tüütu, et sa lähed sinna ise teenindusse ja sa skännid selle QR-koodi, mis eeldab muidugi seda, et sul see vana telefon on veel alles, sa pead selle meelde jätma, et sa enne oma vana telefoni ära ei anna või midagi teed, et sul on olemas nagu teine telefon, millega seda QR-koodi skaneerida, sest vastas või arvuti, eks ole, et sul peab olema arvuti ja telefon, millega sa QR-koodi skaneerid, sest muul juhul on ju see, et kui sa teed seda samas telefonis, siis sa QR-koodi skaneerida ei saa sama telefoniga, eks ole. Aga iseenesest teine küsimus on tegelikult, mis puudutab ja mis on tulevikus olulisem teema kui praegu, on kõnekaardid. Praegu Eestis pakutakse küll e-SIM-ina ainult siis superit Telia pakub, eks ole, ainuke kõnekaart ja seal on täiesti võimatu praegu nagu tõsta ühe e-SIM-i pead teise peale, vaid ainuke lahendus, kuidas oma numbrit alles jätta saada, on see, et eeldusele, et sul see kõnekaart on isikustatud, kui see ei ole, ja kui sul on anonüümsena kasutada seda, siis polegi midagi teha. Kui see on isikustatud, siis saad minna teenindusse ja paluda see vahetada füüsilise SIM-i vastu, aga sa ei saa seda kunagi enam uuesti tagasi e-SIM-iks. Samas, aga kui sul on see e-SIM-iga number, sa võid seda ju kasutada nii kaua, kui sa tahad, keegi ei võta seda sult ära. Seni, kuni sul see telefon kestab. Võib-olla e-SIM-il ta on teinud 80, võib-olla 90-95% kasutajate elu paremaks, mugavamaks, sest sa saad reisides lisada neid. Jah, aga siin on ka teine asi, ma ei tea, kas sina oled kasutanud erinevate telefonidel reisides Airalot või Seilit midagi sellist. Kas sa seal saad seda sama teenust kasutada teiste erinevate telefonidega? Ei, ühe telefoniga. See mõte on see, et sul on ühes telefonis mitu SIM-i, saad neid lisada ja siis aktiveerida, mis e-SIM on kõnede, andmeside, mis võrgus jaoks. Sest ega ka praegu isegi vaatasin ka Pixli puhul, ma ei ole seal menüüdes väga surfanud, aga ta pakub ka paralleelselt kasutada mul päris SIM-i kõrval ka e-SIM. Sa saad mitut kasutada, jah. Aga mina olen ka seda kasutanud, aga minu küsimus on selles, et kui ma nüüd ostan endale, lähen, ma ei tea, Ameerikasse, ostan omale Ameerika e-SIM-i mõne teenusepakkuja kaudu. Ja siis mul selle telefoniga midagi juhtub või ma saan kuskilt uue telefoni, siis ma tõenäoliselt ei saa, aga ma tean, et nad salvestavad su andmed äpis ära ja nii edasi, aga kas ma saan uuesti seda sama e-SIM-i aktiveerida uues telefonis, aga vist ei saa. Sa saad panna küll. Airalo on üks nendest teenusepakkudest, see on lihtsalt nagu konto, kus sul on mingi raha lahtine või mitte. On ju. Et ta on teinud, ma arvan, 90% inimeste elu mugavamaks, 10% on power userid, mida teie siin väga hästi esindate, sest nende jaoks on see keerulisemaks. See on objektiivne, see on fakt. On ju. Aga ma arvan, et osa põhjusest, miks sa Meelis väga hästi välja tõid, et miks algupärased lubadused pole ellu viidud, et e-SIM-i ei saa nii mõnusalt kohelda nagu füüsilist SIM-i. On operaatorite raha, et kinni hoida sind. Mitte kinni hoida, vaid see, et see power userid on nii vähe, et nende jaoks pole mõtet investeerida sellesse mugavusse. Ja teine põhjus, me alustasime saadet nende pettustega. Ma kahtlustan, et need pettused oleksid veel nutikamad, kui sa saaksid vanemalt inimeselt tema SIM-i kätte, millega oleks võimalik temalt näiteks mingid SMS kinnituskoode saada petturi telefonile, kui seda oleks lihtne jagada. Neid pettuseid on ju tegelikult mujal maailmas, eriti Ameerikas ja Lääne-Euroopas päris palju neid SIM-i pettusi ka füüsilise SIM-i puhul, nii et selles mõttes see on probleem küll. SIM-checking on jah, väga kaval viis, kuidas inimesi identiteedile ligi saab. Isegi sellist tuntud tehnikaajakirjanika mitmeid on selle ohvriks langenud, nii et ja paljust rahast ilma jäänud. Ühesõnaga, aga tundub, et see probleem on ju kasvab tegelikult, sest see iPhone Air on ilmselt esimene pääsuke Euroopas, mis on selline e-SIM only. Ja, et selles mõttes e-SIM on ilmselgelt paratamatult tulevik, et me ei pääse sellest üle ümber ja see Air on kindlasti suunanäitaja, sinna lähevad teised. Ja nüüd, kus iPhone on või Apple on selle ära teinud, nüüd ka tegelikult ju ka, kas äkki Euroopas, ma ei tea, kas Pixlitel on ka selle, vaata Ameerikas on ju alati olnud
iPhone'idel ju mitu aastat on olnud ainult eSIM ja ka nüüd oli Pixel ka USA-s, läks sel aastal Pixel 10 seeriast alates ainult eSIM-iks. Ma ei mäleta, kas ta ka Euroopas on niimoodi või ei ole, aga ilmselt kui see tuleb paratamatult kunagi. Ja tuleb Hiinasse vaadata. Hiinas on füüsiline SIM ainult iPhone'is, nii et on lihtsam kontrollida inimesi. Aga suures plaanis on muidugi tore ka, et meil on seda pisikest plastikut siis natuke vähem, aga ilmselt see on väga marginaalne kogus, et kui sa juba lähed korra poodi ja ostad sealt midagi, siis oled sa planeeti reostanud umbes miljard korda rohkem kui selle pisikese SIM-kaardiga, mida sa kasutad võib-olla aastaid. Pigem on seal telefoni sees on tänapäeval see nagu ruum on väga premium, eks ole. Meil on nii hoogne ja põnev saade, et me natuke tüürime juba lõpupoole, aga me tahaks rääkida ka asjadest, mis käivad uue iPhone Airiga koos, sest et nagu sa ütlesid, Glenn, seal on ainult üks kõlar ja kes ikka kõlarist kuulab tänapäeval, sa kuulad kõrvaklappidest ja meil olid nüüd käes Apple AirPods Pro 3 mudel. Ja uus Pro 3, mis siis vahetas välja või tuli siis Pro 2 asemele. Kolmas põlvkond, jah. Kolmas põlvkond ja Pro 2 tuli juba suhteliselt ammu, et ma ei ole ka väga Apple'i asjadel nii-öelda kronoloogial hoidnud silma peal, aga see oli kindlasti rohkem kui aasta, et isegi vaata, et rohkem kui 2 aastat või millal tuli 2, Hans, tead sa? Vist jah. Ammu. Pärast saadet vaatame ammu. Aga see AirPods Pro 3, kohe võime rääkida sellest kõne kvaliteedist ja salvestamisest ja ka mikrofonist ja aga ma esimese üllatusena kohe nagu kui sa karbikese avad, et sellega siis oma uue seadmega paaritada või telefoniga või arvutiga, mille iganes. Ära on kadunud AirPods Pro korpuselt nupuke, mis on see viis, kuidas sa nii-öelda identifitseerid, et ma tahaksin seda kõrvaklapipaari paaritada muu seadmega ja ma ikkagi pidin minema AI-ga juttu rääkima. Seal on siis selline, mis on mahtubuslik ala on siis karbi all paneelil ja see ei ole muidugi kuidagi märgistatud. No ei ole just, et ma ei saa aru, et see on jälle mingi huvitav selline kokkuhoid, et ühe füüsilise nupu, mis on ilmselgelt, ma vajutan seda nuppu ainult siis, kui ma paaritan, selle nüüd säästsime, aga nüüd on siis selline puutundlik ala selle karbi küljes. Seda sa pead teadma ja muide juba etteruttavalt ja tagasivaatavalt, kui sa ütlesid, et sa ühendasid selle eelkõige arvutiga, mis on hästi tore, jällegi Apple'i selline ökosüsteem, et mina ühendasin selle siis just selle sama testis olnud iPhone Airi külge ja otse kui imeväel ühendus pärast ka see minu Maci külge. Ehk et tegelikult, kui sa oled siis paaritanud nad mingisuguse i-seadmega või Apple'i seadmega ära, sa ei pea neid siis paaritama enam ühegi teise seadmega ära, sest et siis nad kohe hüppavad selle õige seadme külge, mille taga sa parajasti istud. Jaa. Küll, aga ma proovisin neid ka paaritada Androidi külge ehk siis Pixeli telefoni külge ja et seal ma peangi tunnistama, et ma olin juba jõudnud, mulle telefoni külge paaritamine läks vist isegi niimoodi, et ma vist ei pidanud üldse neid patsutama, kuidagi see toimus nagu niivõrd orgaaniliselt sujuvalt ja libedalt, et mul hüppasidki need telefoni külge ja mul tekkis siis paanikahoog, et kuidas ma saan neid üldse Androidi külge või Pixeli külge. Ja siis ma tõepoolest ka ikkagi korraks vaatasin natuke ringi, et mis ma nüüd tegema pean, sest nuppu ei ole. Ja siis ma jõudsin selle patsutamise kohani ja kui sa patsutad, siis jah, nad läksid paaritamisrežiimi ja nad ikkagi Pixeliga ka paaritusid ja loomulikult mängisid täpselt sama hästi, aga sellisel juhul jah, on need seadistusvõimalused ja kõik muu on ikkagi limiteeritud, kui sa kasutad neid mitte iPhone'iga. Küsin, kuna mul endal ei ole kogemus sellega rumala küsimuse, et kas see ühendamine on nii-öelda maagiline, et kui sa on ühendatud iPhone'iga, sa lähed oma iPad'i või Maci külge, siis nad ilmuvad kuidagi sulle maagiliselt, sa ei pea ühtegi nuppu vajutama. Ei, midagi juba vajutama, jah. Ja just Glennil juhtus nii, jah. Nad on ühel hetkel lihtsalt ühendatud ja kõike. Selles mõttes, et täitsa ilma sinupoolse pingutuseta, nii et ma olin isegi üllatunud natukene, jah. Ja, sest Androidil on tehtud nagu sarnane asi nüüd, aga ma ei tea, kas Glenn oled sa kasutanud, aga ta ei ole nii mugav, et kui sul on Google'i kontoga automaatselt seob, kui sul on näiteks ühendatud ühe telefoniga, Androidiga telefoniga klapid, ja siis sa lähed teise telefoni peale, siis ta mingil hetkel ütleb sulle, et kuule, et sa, kui sa paned klapid uuesti kõrva, eks ole, leidsime sinu teise telefoniga seotud klapid ja vajuta siia, et nad automaatselt ühendada, sa pead nagu ühe korra nuppu vajutama, mida ta ise sulle teavitust viskab sulle ette, eks ole. Eks see Apple'i jäme ots on ju selle koha peal, et enamik inimestel, kui me üldistame, võib-olla ei olegi mitut telefoni, aga on just nimelt arvuti ja telefon. Vahet pole, et kui sul on näiteks tahvel jah või... Tahvel on ka võib-olla vähematel inimestel, aga just nagu ma arvan, et kõige
tavalisem stsenaarium on see, et sul on arvuti ja sul on telefon ja Apple'il on juhtumisi mõlema jaoks olemas opsüsteem. Ehk et kui sul on seda Android telefon, siis paraku arvutiga pole midagi teha ja vastupidi, aga tänapäeval Windows arvutiga saab päris hästi asju teha, aga... No siiski, aga noh, Windows enam kahjuks või õnneks pigem kahjuks telefon ei tee, et ei ole nagu sellist ühtset opsüsteemi, et Apple'il täna on, eks ole. Et see oli see koht siis, ma ei teagi, Hans, millest sa enam rääkisid, kui me jutu otsa ära võtsime selle ühendamisega seoses. Aga millestki sa rääkisid? Ma tegelikult tahtsin edasi minna järgmise teema juurde, et miks on siis, ma olen AirPods Pro esimese generatsiooni üle väga rõõmus, olen pikalt seda kasutanud, kuigi ja siis olen versiooni või seda teist põlvkonda kasutanud lühemat aega, aga see kolmas põlvkond, no ma jõuan kohe selle siis iva juurde, miks on nad väga muljetavaldavad ja see on mürasõmutus. Ja see oli ikka vägev. Ma vist kõige selline väga erinevates kontekstides kasutasin, aga siis ma ühel hetkel sõitsin autoga Tallinnas Kristiine ristmikul tipptunnil, mis on, kes ei ole Tallinnast, kes ei tea, sinna tulevad kokku 1, 2, 3, 4, 5, 6 tänavat, tohutu magistraal, tohutu autode muu, rekkad, inimesed jooksevad, signaali antakse. Ja ma ei kuulanud isegi mitte midagi klappidest. Ma ei kuulanud ei raadiot, ei podcast, ei muusikat. Ja need olid kõrvas ja ma vaatasin nagu ma oleks filmis. See on see Hollywoodi film, kus sa näed, kus elu läheb sust mööda ja sa oled selle keskel. Ja siis ma mõtlesin, et kas mul on mingi vaikus mängib või et noh, väga efekte. Ja muidugi linnas liikudes ohtlik ka, kui sa oled nii ära lõigatud. Aga see on siis see režiim, mis laseb kõne läbi, et kui suga räägib, siis seda oleks kosta. Aga väga-väga hea. Ja. Pean ütlemagi, et see mürasummutus on tõesti, Apple'i oma turundus sloganites ütleb, et see on maailma parim mürasummutus, mis on siis sellise klassi klappides. Aga noh, juhtumisi on veel siin mul lauaserval need samad klapid, millest me rääkisime mingid saated tagasi, need Bowers & Wilkinsi kõrvapealsed klapid, mis on ju teise klassi klapid. See on teine klass, jah. Ja nendest on AirPodsid nagu mäekõrguselt paremad mürasummutajad. Et kui mina isegi eelmises saates veel ütlesin, et noh, et Powersid on nüüd täitsa hea mürasummutusega klapid, siis ma saan need sõnad väga tagasi võtta, sest need AirPodsid summutavad nagu kordades paremini. Mul ei ole praegu kahjuks võtta, ma peaks täitsa testiks võtma nüüd ühed korralikud kõrvapealsed mürasummutajad ja ma olen juba ette veendunud, et AirPodsid konkureerivad nendega, kui mitte ei ületa neid. Ma ei tea, kuidas Apple on seda teinud, sest seal tegelikult ei ole teist protsessorit, seal peaks olema sama kiibistik isegi see, sest nagu eelmised, et nad on muutnud kuidagi nende nuppude disaini ja mingeid mikrofone ja mingeid auke ja midagi nad seal puurinud ja teinud, aga see on ebareaalne. Üks asi, mida nad on muutnud ja mis väidetavalt on toonud nagu üsna suure muudatuse on siis see, et nad on muutnud otsikuid, eks nüüd on see mäluvaht on sees ja selline tavaline kumm on peal ja see kombo hoiab hästi kõrvas ja samus siin või see nii-öelda katvus on parem, eks ole. Tihend on väga hästi kõrvas. Ja sa ei pea ka väga neid sinna kõrva pistma või nii-öelda suruma. Ja, et erinevalt teistest mäluvahuga nendest otsikutest, mida sa pead siis nagu nii-öelda kokku suruma ja laskma, hoidma kõrvas paigal, laskma neid nagu paisuda, siis nendele pea tegema. Ma arvan, et see on legendaarne lahendus, mida kõik kohe kukuvad kopeerib, eks on nagu tavaliselt kompeks on. Kindlasti ei saa olla see ainult selles, sest kui sa paned nad... Ei, muidugi tarkvara lihtsalt on ikkagi nad teinud. No, nad summutavad nagu ikka, et ei ole seal midagi erakorralist. See näitab tegelikult seda, et see Apple'i enda disainitud kiip, mis on klappides sees, eks ole, seal on nagu nii palju powerit, et kui nad teevad, kui me räägime, et see on sama kiip, mis on eelmistel poolsid, et nad suudavad nagu selle uue tarkvaraga selle panna nagu veel paremini tööle, eks ole. Jah, nende see turundusmatemaatika oli vist, kui ma eksi, oli nii, et esimestelt teisele läks mürasummutus 2 korda paremaks ja nüüd teistelt 3, siis nad ütlevad, et läks jälle 2 korda paremaks. Võib-olla küll, ja see on näide jälle, sest Apple, mis on nende tugev, neil on palju nõrkusi viimasel ajal Apple'il, me teame neid, aga tugevus on see, et nad suudavad panna tööle ühe ülesande püstit nagu täitmiseks. Need füüsilise, ütleme, riistvaradisainerid, materjaliteadlased ja siis ka need arvuti inimesed, kes suudaks selle kiibiga panna tööle ja tulemus on nagu väga hea. Aga heli kvaliteet, ma ei võta sõna ja ma ei taha sellest väga rääkida, sellepärast, et minu kõrvad ei ole võrrelnud nii palju erinevaid selle klassi klappe. Bassid, sügavus. Ma ei ütle, et see mind kuidagi väga liigutas või kuidagi, aga see oli väga hea, aga
mul ei ole võrdluspunkti ja mingit sellist elamust ka ei ole, et see oli nüüd nagu teiselt planeedilt kuulaks midagi. No mul nagu on kerge teoreetiline ja praktiline võrdluspunkt, sest sealt C ja C-st sain ka ühed AirPods 2 ja siis oli võrdlus just AirPods 2-dega ja mul olid ka need Pixel Buds Pro Google'i klapid. Ja ütleme nii, et siin on palju hädakisa neti avarustes tegelikult läinud justkui liikvele, et AirPods 3, Pro 3 on läinud niiseks agressiivsemaks ja teinud rohkem sellise loudness kurvi või V-kujulise kurvi, et 2 olid kuidagi sõbralikumad. Jah, nad mängivad natuke madalamalt 100 hertsi siis rohkem basse ja nad mõnevõrra võimenduvad sellist, seal oli isegi 2000-3000 hertsi kandist ja ka natuke kõrgemaid sagedusi rohkem. Nii et tõepoolest see sound on marginaalselt säravam, kui on AirPods 2-del, aga teistpidi on tal on nagu vähem sellist muda või kuna nad seda 200 hertsi ja seda kanti mängivad natuke vähem, aga võib-olla mõne jaoks on see hoopis soojus. Nii et kokkuvõttes võib öelda, et AirPods 3 on muutunud natukene selliseks, kuidas ma ütlen, selliseks heas või halvas mõttes isegi raske öelda selliseks tavatarbijaks, kes tahakski nagu kuulata rohkem sellist V-kujuga equalizer'it. Ma tean, et Meelisele vist mõeldib ka V-kujuga equalizer natukene, et basse on rohkem võib-olla ja kõrgid on rohkem. Siis see 3 on just selline ja 2 on siis natukene neutraalsem. Aga veel kord, nad mõlemad nii, kui ma kõrvutasin siin 2 ja 3, siis tegelikult mul on väga raske öelda, kumb on parem, et 2 on võib-olla natuke rahulikum, natuke soojem, aga see vahe on tegelikult imeväike, et selleks sa pead olema nagu väga suure kaliibriga audiofiil. Et sinu jaoks see vahe oleks väga oluline. Kokkuvõttes on nad ühed väga-väga hea kõlaga klapid ikkagi, sest sinna juurde võrrandisse paneme selle superhea mürasummutuse ja muide, mida nad siis teevad, ka nad tegelikult seda equalizeri kõverat või equalizeri korrektsiooni reaalajas muudavad ka vastavalt helivaljusele. Kui sa kuulad vaikselt, siis teatavasti inimkõrv tahaks kuulata rohkem basse ja kõrgeid, sest et siis on kõrv tuimem ja siis klapid seda tõstavad ja kui sa paned helivaljust juurde, siis nad hakkavad vastavalt langetama bassi ja kõrgete osa, sest kõrv muutub tundlikumaks, nii et kokkuvõttes see nagu tähendabki seda, et sa siis kombineerid selle mürasummutusega, sa võid tegelikult vaiksemalt kuulata. Kuuled ka väga-väga head heli, sest et mürasummutus on nii hea, sa ei pea enam klappe valjemaks keerama ja kostab ka basse. Nii et see omadus kokkuvõttes töötab väga hästi. Aga muidugi, kes kuidagi on väga just selle 2 sellise signatuuriga harjunud ja nüüd kuuleb, et vau, et ma ei tea, madalaid basse on rohkem ja sära natuke rohkem ja see on kõik jube õudne. Siis on selle inimesega nagu raske vaielda, sest et Apple'i kahjuks pead ütlema, et ega mingisugust tuuningu varianti ei ole. Et kui Androidi maailmas on meil siin, ma ei tea, 100-ribalised equalizerid, siis Apple'i maailmas on nii, et kuula ja nuta või vastupidi, et seal on täpselt selline soundipilt nagu on arvatud olema hea, et sa ei saa seda kuidagi pidi ise korrigeerida. Kas sa proovisid, ma mäletan, Glenn, sa ka kirjutasid mulle vahepeal siuksed kesköised sõnumeid sel teemal, et kuidas AirPodsi kasutada kaamera video salvestamisel sisendina, mis läheb võib-olla hoopis sinna. Ma ei tea, kas see on nagu teema, mida rääkida seoses AirPodsiga või siis sa tahad kirjuda seda iOS. Seda tahaks kiruda võib-olla mingis teises saates, sest see tekitab minus palju kirgi ja aga see isegi ei puuduta võib-olla klappe AirPods, aga küll aga tõesti see nüanss selles mõttes puudutas, et ma vaatasin, et see ei puuduta otseselt AirPods 3, isegi puudutab ka 2 ehk et uue iOS-iga on võimalik valida klapid või oli see siis mingi update'iga tuli, et sisendiks nagu klapid. Ehk et kui sa salvestad näiteks videot, siis selle asemel, et telefoni kõlar või telefoni mikrofon salvestaks heli, salvestab klappide mikrofon, mis peaks olema siis väidetavalt väga hea kvaliteediga mikrofon. Ja vaadates siin mingeid ülevaateid, mida tegid Ameerika maa inimesed, siis see tunduski väga hea. Aga siis võttes iPhone'i lahti, sellist kohta ei leidunud ja siis pusides ja uurides ka Apple'i ametlikke teadaandeid, siis jäi silma mingisugune regionaalne teema. Et põhimõtteliselt jah, selle jutu sisu oli see, et ei õnnestunud minul salvestada kasutades AirPodside mikrofoni. Ja ma ei tea, Hans, kas sa saad seda kinnitada või ümber lükata, et on see siis nii või ei ole see nii? Seal on eri äpid, et jah, sul on kas Final Cut või tegelikult iPhone on väga võimekas selle salvestamise platvorm, kus saab kõike muuta, aga vaikimisi see kaamera äpis on väga lukus. Ja Eesti regioonis on veel lukustus peal, mis on omaette veider, et mida see tähendab Euroopa Liidu GDPR-i vist, ma arvan, või siis mingid muud
piirangud. see kõik oli ka selles mõttes natuke kummaline, et see seadistus, kust sa siis saad valida, et sinu kõrvaklapid on sisendiks, ilmub ka välja sellise koha pealt, kus võib-olla sa alguses katkud juba kõiki karvu omal kehaküljest, sa ei saa aru, kus see õige koht on, kust valida. Nimelt see koht on tegelikult nagu süsteemi setting ja ilmub siis välja nii, et kui sa oled võtnud lahti kaamera äpi ja valinud videosalvestuse ja siis tõmbad sealt vasakult, paremalt ülevalt, kust tuleb see paneel igasuguste seadistustega, vaat siis ilmub sinna variant, et valime nüüd sisendiks klapid, kui sinu regioon seda võimaldab. Ja vaat seal seda valikut minul ei tekkinud ja vaatasin, et kõigil teistel kuskil mujalt tekkis ja siis ma pidin lõpuks kaebuma settingutesse, mis on vist iPhone'i maailmas mingi haptics and audio ja input ja mida iganes. Ja vaat sealt alt siis ka kusagilt ilmus see kõrvaklappide valikuvõimalus välja, mis tegelikult absoluutselt ei mõjutanud seda natiivset või native kaamera äppi, nii et põhimõtteliselt jah, need klapid sisendiks ei saabunud. Aga see oli iseenesest tore omadus, aga jah, kui nüüd tõmmata see klapijutt nüüd niimoodi sõlm peale, siis tegelikult nad on väga mõnusalt tüseda, natuke säravama heliga ja ma ikkagi annaks selle heli eest ka neile kindlasti 5 punkti skaalal 4, mulle meeldib, sa võib-olla ei lähe sinna kuulamagi sellist, ma ei oska öelda, et kui sa oled selline tõeline audiofiil, siis sul on võib-olla mõned muud kõrvaklapid ja võimendi, mis maksab kokku umbes 10 korda või veel kordi rohkem kui need kõrvaklapid. Aga nad on väga head keskmised kõrvaklapid kõigeks, super hea mürasummutusega. Muide, nad on muutunud nüüd ka vist veekindlamaks, et enne oli IP-X4, nüüd peaks lausa olema IP57, mis tegelikult 7 markeerib lausa mingit, ma ei tea, kas päris vetsupotti kukkumist, aga vist peaaegu. Nii et see peaks kehtima siis karbi ja nende nii-öelda, mis sul kõrva lähevad nuppude kohta. Nii et täna on need ikkagi kindlasti, kui mitte kõige paremad omaduste ja heli ja kõige suhtega, siis ikka väga tõsiselt võetavad asjad kõige mõttes ja mürasummutuse mõttes tõepoolest, see on ebareaalselt hea. Just sellised kogemused meil nüüd tulid AirPodsi kuulates, iPhone'i kasutades ja kõige sellega hakkama saades. Ma arvan, et teil, head kuulajad, on tekkinud ka selle peale mõtteid, küsimusi, oma kogemusi. Jagage neid meiega, meil lubame, et paremaid kirju menetleme, loeme ette. Kõige paremaid kirju me ei suudagi ette lugeda, sest see on nii sisukad ja nendega me töötame mitu nädalat, meil on ka neid ootel, et siis vastata võib-olla sisukama saateblokiga. Kirjutage meile. Tahaks ka vahele segada, et lisaks kirjutamisele, kui teile tundub, et teie pangakontol on liigne raha, siis te võite seda tegelikult meile üle kanda. Et me nagu lubame, et me ei anna seda tagasi, aga me kasutame seda igati nagu heade saadete hüvanguks, et see on väga mõistlik. Dešifreerige see Glenni sõnu ja siis te olete võib-olla pettuste eest kaitstud. Igatahes, sest siis teil ei ole enam pärast raha, mida selle elektriarvesti eest maksta ja kõik on rahul. Kõik on rahul. Aga kirjutage meile, unustasin öelda aadressile digisaade@geenius.ee. Meie tänane saade on lõppenud, oleme tagasi nädala pärast. Saadet toetab Volkswagen, luues elukestvaid suhteid.